Ja me kuulame jutluse aluseks evangeeliumit Johannes järgi salmid 23–33. Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile isast avalikult. Sel päeval te palute minu nimel. Ja ma ei ütle teile, et mina palun isa teie eest, sest isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest. Ma olen pärit isa juurest ja tulnud maailma. Taas ma jätan maailma ja lähen isa juurde. Ta jüngrid ütlesid, vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega. Nüüd me teame, et sina tead kõike, ega vaja, et keegi sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest. Jeesus vastas neile, kas te nüüd usute? Ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest isa on minuga. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Olge hea, võtke istet. On palvepühapäev, Rogate pühapäev. Mul käisid see nädal külas Tartu Luterliku Peetri kooli 1. klassi lapsed. Ja üks osa sellest kiriku tutvustus on alati ka see, et me lähme ja paneme palveküünlad. Ja enamasti, kui mul käivad lasterühmad, siis teatavasti ma ei saa neile öelda, et palvetage. Siis ma ütlen neile, et näiteks mõelge mõne inimese peale, kes on teil oluline või kui teil on mingi mure, siis see on see hetk, et püüan seletada seda, mida sellel hetkel teha. Aga kui hea oli luterliku kooli lastega? Selle peale ütles õpetaja, nii, lapsed, milliseid palvevorme me teame? Tänupalve, eestpalve ja nii edasi. See oli päris tore. Ja pärast oli ka see, et ja kes nüüd tegi tänupalve? Kes tegi eestpalve? See oli väga armas. Nad olid siirad, nad olid tõeliselt siirad. Mõnel oli ka, aga äkki mul olid mõlemad. Saab küll. Vahel küsitakse, et miks ikkagi üldse palvetada, kui Jumal nagunii teab, mis mul vaja on. Ja teinekord näiteks, kui käia nõusta juures või selline, et öeldakse, et see kõik on sinus endas olemas, et otsime selle sinu seest üles. Sellised väga erinevad lähenemised, et kust kohast leida vastuseid. On vähem ja rohkem fataalseid. Et mõni ütleb, et nagunii kõik on selge. Ja teine ütleb, et aga minu elu on minu enda kätes. Mis see palve siis seal juures on, miks seda vaja on? Emmal kummal variandil tundub nagu siuke, lihtsalt mingi asi. Mida me oleme ju ikka rääkinud, et palve on suhtlus. See on enamasti kahekõne. See on üks viis otsida Jumalat, temaga kontakti luua, seda suhet otsida ja luua. Toomas Paul oma leeriõpikus kirjeldab, et palve täitab inimese 3 psühholoogilist vajadust. Ta aitab sõnastada meid vaevava probleemi, ma siis tooks siia, et laiendaks, et ka meie tänu näiteks aitab seda sõnastada. Annab tunde, et me saame oma murekoormat kellegagi jagada, et me ei ole üksi, on selline teadlik usaldusakt nii-öelda. Ja 3. tegelikult on palve esimene samm konkreetse tegevuse suunas. Ma juba teen midagi. Nii et sellest vaatenurgast võiks öelda, et
et palve aitab meil jõuda oma küsimustes uuele tasandile. Ta aitab meil oma küsimust mõtestada, aga siinkohal on oluline ka kuulata vastust. Võtta see aeg, seisatuda, teha paus. Ma usun, et teie kõikide elus on olnud nii dilemmasid, trilemmasid kui sealt suuremate numbritega lemmasid, et kus sa ei tea, mida valida, mis on see õige valik. Ma olen vaadanud viimasel ajal sarja kuninganna Elizabeth teisest. Ja Inglise kuninganna on selline põnev roll või funktsioon, kus sul on hästi palju erinevaid rolle korraga. Et ta on kuninganna, eks riigipea, siis on Inglise kirikupea. No ja siis ta on lisaks ka abikaasa, ema, tütar, kõike muud. Tal on hästi palju rolle korraga. Ja sealt tuleb ka sageli välja, et kuidas teha otsuseid olukorras, kus nendel rollidel on sulle vastastikused erinevad ootused. See ei ole kindlasti lihtne ülesanne. Ja usun, et isegi meil kõigil on sarnaseid olukordi, kuigi me ei ole nii kõrged aukandjad nagu kuninganna Elizabeth. Ja üks lahendus, mille enda jõudis olukorras, kus ta ühelt poolt tahtis oma lähisugulasele andestada kristlase inimese sugulasena ja teisalt riigipeana ta ei tohtinud seda teha. See oli tema selline dilemma. Oli see, et kui ta ei saa mitte midagi muud teha, siis tema kohustus on selle inimesest palvetada. See on jälle natukene selline nagu triki koht. Et ühelt poolt on see alati ilus mõte, et jah, mis iganes inimesega on, me saame ja peame alati nende eest palvetama ja see on õige. Aga see ohukoht, mis siit tuleb, ja see on ka sageli kristlastele selline etteheidetud ohukoht, et mida saab kokku võtta lausesse, et armasta patust, aga vihka pattu. Ja see on libe tee, teistpidi. Ehk siis teisisõnu, me võime liiga kergekäeliselt mõista inimesi hukka. Öeldes, et see on kas patt temast toimetamas või on see kuradi töö ja nii edasi. Ehk siis me nagu võtame selle vastutuse sealt ära, nii endalt kui sellelt teiselt inimeselt kohati ka, et me ei mõista hukka, me ei tea midagi, see on see saatan ja see kuri, kes seal mõistab, ise tegelikult ütleme küll, et see ei kõlba kuhugi. Et tegelikult ju meie kohustus on püüda mõista ja alles siis teha mingeid otsuseid. Ja ma arvan, et see eristaski sedasama kuninganna Elizabethi otsustusprotsessi sellisest igapäevasest tavalisest otsustusprotsessist, millega me vahel saadame inimesi häbiposti, ilma tegelikult süvenemata ja küsimata, et mis on sinu elus oluline. Kuidas sa oled siia jõudnud? Ja seejärel saab selle inimeseks palvetada. Ja mitte palvetada, et Jumal, palun tee ta minu sarnaseks, vaid Jumal, anna talle jõudu ja ole tema kõrval nendes olukordades, kus tema praegu viibib. Ja just nende dilemmade ja trilemmade ees, kus tema praegu on. Tuleme tagasi selle mõtte juurde, et palve vajab aega. Ma jagasin hiljuti või taas jagasin ka sellist mõtet nagu kandev paus. Mulle väga meeldib, et praktiseeri pausi. Ehk siis ütlus on, et kui sa kahtled, siis praktiseeri pausi. Kui sa oled vihane, siis praktiseeri pausi. Kui sa oled väsinud, siis praktiseeri pausi. Kui sa oled stressis, siis praktiseeri pausi. Ja parasjagu, kui sa praktiseerid pausi, siis palveta. Ehk siis nendel hetkedel võta oma elus see hetk ja täida need palvega. Ja lase selle palve endas kanda. See võib olla sõnatu palve, see võib lihtsalt olla ühenduses olemine millegi suuremaga. Sest mulle tundub, et me oleme jõudnud reageerimisühiskonda või me muutunud reageerimisühiskonnaks, kus on alati vaja vastuseid kohe ja kiiresti. Ja oi, ma olen ise täpselt samas. Kui ikka kohe vastuseid ei tule, siis ma muutun närviliseks. Ja eks see tuleb ka sellest, et kui me suudame oma lauad kuhjata täis erinevate teemade ja küsimuste ja murede ja rõõmudega, siis ongi lihtsam, kui saab kiiresti ja laualt ära. Järgmine, need post-it note'id, vaata, et viskaks minema. Ja
muidugi on ka vastupidiseid tendentse, kus mingeid asju keerutatakse ja keerutatakse, tolm on juba kõigil silmis, aga lahendust ei leida mitte kuskilt. Ja siis ongi küsimus, et kus on kõiges selles aega selleks kandvaks pausiks. Selliseks pausiks, mis ei eelda lahendust, vaid kohalolu. Hetke hingata sisse ja välja. Mitte anda hinnanguid, mitte lahendada, lihtsalt hingata. Nii nagu Jumala hingus hõljus piibli alguses vete kohal või siis, kui ta hingas esimesse inimesse eluhingust. Ja mis omakorda meenutab taas seda juba sageli korratud ja levinud mõtet, et kas me oleme human being või human doing, olev või tegev inimene. Kuigi omakorda palve koha peal tekib siin ka dilemma. Kas see on siis doing või being, olemine või tegemine. Ja see ongi mõlemat. See on olemine ja olemises tegemine, aga mitte kiirustamine. Ma kuulasin hiljuti kõnelemas ühte kliinilise psühholoogia professorit Liisa Millerit, kes rääkis sellest, et kuidas meie ühendus transcendentsiga, kuidas iganes me seda siis kutsume, siin kirikus me nimetame seda Jumalaks, aga ühendus selle kõikvõimsa, teispoolse, selle millegi suuremaga, see on väga olulisel kohal meie ajus ja kui me selle aktiveerime, siis me elame palju tervemat elu. Uku Masingu sõnades seda elusamat elu. Ta küll nimetas seda üles ärganud ajuks ja siis mul kerge asi tekkis, et äratusliikumised ja kõik see, aga tegelikult see oli nagu nii tore mõte, et ärata oma aju ülesse, mis ta ikka magab. Et elada sellist tähendusrikkamat elu, mis on ühenduses selle kõrgema, selle transcendentsiga ja see on seesama vana tõdemus, et homo sapiens on homo religioossus, me oleme kõik religioossed inimesed, aga kui me leiame selle üles, selle koha endas, me saame ühendust selle kõrgemaga, siis aitab meil elada elusamat elu. Ja palve on nimelt üks viis oma religioossust luua, arendada seda oma suhet selle transcendentsiga, Jumalaga. Olgu see siis palve siis sõnades, tegudes, muusikas, vaikuses, liturgias või milleski muus. Olgu see siis tänupalve või eestpalve või murepalve, nii juba nagu need esimese klassi lapsed oskasid mulle öelda. Nii et ma soovin, et leiate oma kandva pausi ülesse ja esimene võimalus on kohe nüüd pärast ütlust. Me teeme väikese pausi.